videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin ja sealpool jolli ja mikrofoni. Ükskõik kus maailmapunktis teie olete, näha ja kuulda saab ikka. Ja alustaks täna praegu niisugusest uudisest, et täna õhtul lõpetab Lääne-Virumaa uudised oma eksistentsi. Optimistlikult on sinna juurde pandud ka veel sulgudes, et selleks korraks. Lootus jääb ju alati, samas oodata ja loota. See on närvide söömine. Ja kirjutab Lääne-Virumaa uudistele väga lähedal, ülilähedal seisnev isik, et eks igaüks saab aru, et rahakoti raudu on üha raskem lahti teha ning on loomulik, et ennekõike tuleb mõelda eluliste vajaduste rahuldamisele. Kui on valida, kas tellida lugemist või osta süüa, on selge, mida eelistada. Suurelt osalt on see muidugi õige, sest kui vaataja või kuulaja sureb nälga, siis ta ei vaata ega kuula, paremal juhul teda vaadatakse natuke ja kas sealt nüüd, teinekord on seal ka midagi kuulda korraks, aga nii tema on, sellepärast olen ka mina väga tänulik nendele, kes suudavad toetada ikka veel Nõmme raadiot, sest tahad või ei taha. Sellele kulinaarsele lisale tuleb ju ka vaimutoitu tarvitada, sest muidu pole inimest, pole probleemi, on ainult tegelane. Eks niimoodi on ju ka ida ja lääne erinevus, et kui meie aladel räägitakse siin surmapõlglikust, ma ei tea millest, siis idamaades põlatakse vääritut elu. Ja vaat siin vahepeal ongi teadmised ja otsustamine. Igatahes olge te 1000 tänatud, kes te toetate Nõmme raadio tegevust ja võib-olla ootate ja loodate, et sellist kirja, et täna õhtul lõpetab Nõmme raadio tegevuse, niipea vähemalt ei tule, sest püha sõda on püha sõda. Samas, kui loobuda nüüd igasugustest kõrvalkanalitest, siis jääb üle ainult peavoolumeedia võidukas, rõõmus, optimistlik, edasiarendav hõiskamine ja paremal juhul kommentaariumis keegi turtsub selle peale, eks turtsuvad ju need, kes peaksid kõige rohkem rahul olema päevast päeva paremaks muutuma eluga. Ja teine asi on muidugi see, et kui me areneme selles suunas edasi, siis noored jäävadki ropendama nagu ei kunagi varem. Visati mulle siin ette üks laulukene ka, Kermo, tuli esimese hooga muidugi Muppet Show Con meelde, nimede teatav sarnasus, aga ma ei taha sellega midagi öelda. Ja loo nimi Rahvalaul. Seal oli niisugune tähelepanu äratav rida, mis peaks tooma vaatajaid, kuulajaid sellele videoklipile aina juurde. Umbes oli see, et Kermo näitab munni. See on väga tubli tegu muidugi, aga milleks? Kas see on nüüd eheda avaliku liputamise propageerimine või samas? Paneme nüüd tähele. Selleks, et sind teataks, tuntaks,
pead sa tegema midagi tähelepanu äratavat. Aga tähelepanu saab äratada vaid millegagi, mis on uus, täiesti uus ja üllatav. Noh, ja eks siis Kermo proovibki äratada tähelepanu, et teda vaadataks, et teda tuntaks, et talle tänaval kohe hõisataks kas või üle tiheda liikluse: Kermo, näita! Noh, see on jälle niisugune lõks, et teatava lausega võib saada teatavat populaarsust, aga ärme palun unusta, et sellised ettevõtmised, mööndusega võiks öelda muusikapalad, on välja kasvanud ühiskonnast endast, nendest tingimustest, mis ümbritsevad autorit ja mis teevad temast selle, kelleks ta siis ühiskondlike tingimuste peegeldajana muutub. Nii lihtne see ongi. Ja muidugi võivad vanemad inimesed turtsuda alguses, et näe, kui ropusti ütles, siis harjuvad nemad ka ära. Siis hakkavad nad seda ise mingisuguse eriliselt kihvti paroolina kasutama ja nii edasi. Siis tuleb välja mõelda juba midagi hullemat. Selline see asi tehniliselt on. Muidugi siin võiks tipa-tapa tulla ka ühiskondlike tingimuste juurde, mis omal ajal tingisid hümni kasutusele võtmise. Ja esmase hooga peaksin siin silmas ühiskonda ja kuidas kõlab selle ühiskonna hümn. Meil praegu Soomega 2 peale, aga on siin mitmed inimesed ette heitnud, mitu õigemini, ei hakka väga mitmusse seda ajama, et hümni algus on langev ja üldiselt on ta niisugune nukker, täna kehtiv hümn. Ja sellele ei saa vastu vaielda, sest ma ei kujuta ette, kuidas võiks seda hümni laulda täiest kõrist, nii et nagu klassikud ütlevad, et vesti nööbid eest lendavad, kui tekib selline olukord, vajadus ja nii edasi. No ei kujuta ette. See võib olla kõlaliselt, enam-vähem nagu soomlastel on niisugune koor nagu huutajad, mis on jube küll, aga mis on omalaadi eksperiment ja omalaadi katse. No Kermo loo kohta võiksin vahele torgata veel, et see on tõepoolest ühiskonna peegeldus, mille omal ajal prohvetlikult tõi välja Junn Purgis, aga ei ole koššer selliseid seoseid võib-olla leida. Aga jah, enne seda kehtis meil hümn, Eesti NSV hümn, mille viisi autor oli Gustav Ernesaks, kellest just viimasel ajal eriti palju juttu ei ole. Sõnade autor oli Johannes Semper, see oli see jääkest maaga levite kange rahvas. Ja vaat sellega juhtus nii, et ei kõlvanud see meie oma hümniks. Mine sa tea, kas kellelgi hakkas kahju, et äkki Ernesaks hakkab siis hirmsasti autorikaitseraha saama või kui Ernesaks või veel muul viisil. Aga jah, seda kasutusele ei võetud. Mindi üle Soome variandi peale, sest nagu ma olen siin ühes saates juba öelnud, et põlvepikku plikakene
õilsal laeval Corbière kuulutas mulle, et paljud inimesed olid targemad kui teised ja hakkasid juba ammu soomlasteks. Eks see meie hümni valik oli ka sinnapoole, et tahame ka targaks või ma ei tea, aga ma ei heida kellelegi midagi ette, sest nagu me teame, et kui Eesti otsustab, siis rahvas on rahul. Mille juures ma nüüd pidama jäin selle hümniga seoses? Semper oli teksti autor ja see laulukene, see hümn kehtestati siis või kinnitati Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumis ei mingil muul ajal kui 20. juulil issanda aastal 1945. Seega, vot nüüd ma ei kujutagi ette, kas on paslik käesoleva aasta 20. juulil ka Ernesaksa meenutada või ei ole. 80 aastat ikkagi sellise. Teate, mulle see laul meeldis, see lugu meeldis mulle, sest see oli edasiviiv, innustav, optimistlik. Ta ei olnud niimoodi, et juba poole peal on tunne, et viimane rida on 3 peotäit mulda pots. Ei ole midagi parata, see on mu isiklik sisetunne ja mitte keegi ei võta seda minult ära. See tükk aega oli, tükk aega on ja tükk aega jääb ja nii kummaline, kui see ei ole, selle loo sõnu mina peast ei tea, aga ma tean, et vaat seal oli ka see 3. salm, mille teksti 2 korda muudeti. No hiilgas see hümn veel sellega, et oli Eesti NSV hümn, Gruusia NSV hümn ja Karjala Soome NSV hümn. See Karjala Soome NSV oli olemas 1956. aastani, et ma olen sündinud 53. Siis on ju isegi põhjendatav, miks ma seda tean ja mäletan, aga need olid ainsad hümnid terves vennalike riikide peres NSV Liidus, mille tekstis ei olnud mainitud vene rahvast. No jah, peale selle, õigemini meie ajal uue vabaduse arengu ja muidu hümni järgi nukral ajal on seda hümni omamoodi töötluses esitanud ka meie mees. No meie mees pidi teataval määral lõivu maksma, ta pühendas selle mitte NSV Liidule, Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidule, vaid Euroopa Liidule, mis üldsegi ei ole NSV Liidu moodi, vaid on ikka, ja see meie mehe hümn, nende variant kange kraka algusega ja seda krakat tuleb, aga ilusad heledad naishääled laulavad seal peale ka õige varsti. See ilmus albumil. Album on see, kus on mitu lugu koos. Kui on üks ainuke lauluke, siis see ei ole lauluke enam, see on single. Enam laule ei kirjutata, nüüd kirjutatakse kaua oodatud singleid, kes ootab kui kaua, kes üldse teab oodata, kurat seda teab, aga nii on. Ja selle meie mehe albumi nimi on ka meeldejääv Burning põleb, millest võib tähendamissõnalikult välja lugeda nii mõndagi, aga kes see enam viitsib või julgebki midagi välja lugeda. Ma arvan, et ma panen selle hümni meie mehe esituses kenasti
kuhu kohta. Ma panen ta audiosaate lõppu. Jah, ja vaat niisugune see lugu meil on. Hümnid, värgid, laulud, tõekspidamised, üks on Jää kestma Kalevite kange rahvas, teine tükkis populaarsemgi, kui see esimene hümn võis omal ajal olla, on Kermo näita munni. See näitab ka aegade arengut. Ma isegi ei taha öelda, mis suunas, kus suunas, arvestades, et endine kooperatsioonilipp vikerkaare värviline tehti nüüd pederidirallipuks. No, eks neilgi peab lipp olema, peaasi, et neil ei ole vappi ja kahurit. No vapp võib veel olla, aga kahurit jumala eest neil ei tohi olla, sest kui esimeses vaatuses on laval püss, siis kolmandas teeb ta pauku ja kui mingile liikumisele anda kahur, siis mis selle kahuriga muud teha on, kui sihtida, enne seda muidugi laadida, sihtida tuld, näis, mis saab. Aga seni lendame oma hümni tuules kõik vääramatult kui hiigelkotkas, jah. Tuleb aga meelde, kuidas ühes ilusas loos hiiglaslik kotkas lendas. Oi, lendas ja väikesed varblased lendasid kõrval. Ja küsivad siis, kuhu me lendame? Kurat seda teab. Vaat niimoodi lennatakse suure kotka tuules sinna kohta, kust enam tagasi ei tulda. Ja samal ajal võib ju kirjutada 10 petitsioone. Eesti keeli peondakse otse öeldes kohe palvekiri, et kutsume valitsust üles alla tulema. Ja kuna selline üleskutse on raskesti mõistetav, siis jääb kõik nagu oli. Ja muidugi nii mõnigi mees hakkab käituma, ma pean siin silmas jälle kroonilist kastiratturit ja ütleb, et meie tahame jääda võimu juurde. Küsimus on, miks teie tahate jääda võimu juurde? Ja kellele on kasulik peale teie, ma mõtlen, et teie jääte võimu juurde. Ma olen siiamaani aru saanud, tahtnud aru saada, endale sisendanud, ma ei tea, mis igat pidi, et rahval peab olema homme suti parem elada, kui oli eile. Ja nüüd tuleb pealkiri, et tasuta hüved rikuvad rahva ära. Kurat, kus see raha riigile tuleb? Hea küll, laenud, see on omaette asi. Aga muidu peaks ju riik olema mõnes mõttes ka rahva ühise töö vili. Ja see ühine töö ei pea olema nagu nõukogude filmid paemurrus rabavatest sõjavangidest, kelle peksmisel, ma kardan, et ühe sõjavangi tööperioodil 8 tundi või 12 tundi, palju see võis olla, käis seal läbi 2-3 vahetus saksa soost peksjaid, sest need näisid vähemalt filmi järgi hoopis rohkem liigutusi tegevat kui need sõjavangid. No ja kutsume siis valitsust üles alla tulema ja küllap nemad hakkavad headeks. Muide, kamraad kirjutas siin täiesti huvitava mõtte välja. Tema tegi muidugi nalja, aga samas tema kirjutas, et Reformierakond läks Kultuuriministeeriumi alluvusse, sest kõik tingimused etendusasutuseks kvalifitseerumiseks said täidetud. No tõepoolest, kui hakata mõtlema,
kõikidele nendele happeningidele, mis tekitatud on, siis no miks ka mitte. Samas muidugi on meie aladel need tingimused huvitavad ja veel kord huvitavad. Üks ainukene artikkel käis juba sel teemal, et elanike individuaalne lahkumine Eestist või muutuda krooniliseks või ma ei tea, mis igal juhul oli märgatud, et jälle müüdi kõik ja mindi sinna, kust niipea vähemalt võib-olla tagasi ei tulda. Ja meenub siin üks Iidamast Aadamast vana kiri, mis algas sõnadega terve mõistus appi. No võt, oleks mõistus appi, siis ei oleks vaja rõhutada, et terve, sest see mõistus peab olema, no ma usun, et vaimselt terve, see on enesestmõistetav, kui tegu juba mõistusega on. Aga ta peab olema terve, mitte pool, mitte uitmõte, mitte veerand, isegi mitte 99%, ikka kõik 100%. Ja siin ma nüüd peaksin vist natuke spikerdama. Elektrileviga liitumise 16 ampri pakkumine, liini vaja vedada 2 meetrit elektripostist eemale. See on siis 7. juulikuus 2022 oleks saanud 5000-ga. Maikuus 25 juba 8,7 See tema rehkendas, et hinnakasv on kenasti 74%. Pange tähele, see on, hea on elu meie maal, niisugune laul on ka olemas. Lisaks liitumislepingu punkt 5, lõplik hind võib kujuneda 25% kõrgemaks. Sest eestlane on rikas, küll ta raisk maksab. Kokku oleks see 25% kõrgem, siis 10 750 eurot. Noh, jah, sellest jõllist, mille kaudu minu läheb teie nähtavusse, minu nimetatud keha näoosale, osa nii on umbes 2 meetrit ja see maksaks 10 750, kui riigis kehtivate seaduste järgi traat ära vedada 16 amprit. Ütleb siis kirjutaja, et 115% hinnakasv olukorras, kus keskmine palk on kasvanud, ta peab silmas siin seda 22 aastat, 25-ndani 16%. Pakkumises laiutab muude hädavajalike toimingute hulgas 2500 eurot projekteerimise kulu. No see iseenesest on ta välja rehkendanud, on 1,31-kordne keskmine brutopalk. Vaat niimoodi. Mida siis Eesti riik ja tema firma tahavad? Nad tahavad, et see elukas, kes hetkel virisema on hakanud, elaks pimeduses ja ei viriseks. No jah, lisaks võiks tuua veel huvitavaid pealkirju. Korra olen märkinud seda ka Andres Raidiga vesteldes, et on välja tulnud, et pidev hinnatõus on tõsiselt muutnud nende tarbimisharjumusi. See on üks rida pikemast tekstist. Eesti Naine, Delfi ja mis seal kõik veel olla võis. Toasoe on ammu keeratud 5 kraadi väiksemaks, paljudel ei jätku raha enam ka kõige elementaarsemateks asjadeks. Te vaadake, kuidas meie õitsvas riigis
pahatahtlikud elemendid kiruvad ja vannuvad ja valetavad. Mis tähendab? Ja muidugi siia juurde sobib kirjutada või tähendab esitada ka seda, kuidas suhtub oludesse Sotsiaalministeeriumi esindaja. Vat oli üks, ma nüüd ei mäleta millal, aga Õhtulehes üsna hiljuti viimase kuu aja jooksul mu meelest ilmus see 20 grammi moosi nädalas. Uued koolitoidunormid on suurtoitlustajatele mokkamööda. See tähendab, laps saab 20 grammi moosi nädalas ja Sotsiaalministeeriumi esindaja rõhutab, et see on hoolitsus, et see ei ole mingil juhul normide vähendamine ega piiramine. See on lastest tervislike toitumisharjumuste kujundamine. Mäletan kunagi 60-ndatel oli üks vahva hoogne muusikapala Päev ilma piimata. Nüüd tuleb, ma ei tea, mis asi ilma moosita. Nüüd, kui ilusti ja klassikaliselt öelda, mitte nüüd, vaid nüüd ilma moosita. Ja avanti popolo moosid, see on kuritahtlik segu. See rikub ära, ma ei tea, mis ta rikub, aga kardinaalselt rikub ära kogu meie olemise, teiseks meie tegemise. Me ei mingit moosi enam. Moos on kallis ka ja eks igasuguseid moosimöginaid ole saada muidugi, aga ise ma eelistan neid mitte tarvitada, sellepärast et kuidagimoodi ühtlaselt lääged kipuvad nad kõik olema. Tõsi, ma ei ole kõiki proovinud, aga minu proovitutest on jäänud mulje, et on ikka lääge värk küll. Halleluja, jah, on niisugune lugu ka. Siis taas tahaksin ma meenutada tegeva ja populaarse Marko Mihkelsoni ütlemist ja võib-olla tõepoolest seda natuke lähemalt torkida, sest ma ei tea, kas see oli nüüd tema sellega, aga igatahes on tehtud ots lahti ja Marko Mihkelsoni ettepanek oli, või see pealkiri oli, et ettepanek tuleb tagasi lükata. Ainus lahendus saab olla sõjaline. Noh, jah, ega meie ju läbi rääkida ei oska ja ei saa ja ei tohi ja ema ei luba ja nii edasi. See oli Eesti Päevalehes ilmunud artikkel, mis käib mul natuke hinge peale. See muidugi, seda annab seostada karistusseadustikuga 3. jagu süüteod rahu vastu ja ise ma vaataksin teravama pilguga paragrahvi 92, see on siis sõjapropaganda. Sest kui ainus lahendus saab olla sõjaline ja Eesti ei ole kellelegi sõda kuulutanud, nii nagu, noh, ma ei tea, ega Ameerika ja Venemaa ka ei ole omavahel sõda kuulutanud, ikka nagu sõbrad mõneti ja mõneti ei ole ka aga paugutamine käib ja pealkirjad kajastavad, kuidas Ameerika raketid on ikka uhked küll ja kuidas Venemaal, ei tea, kes neid rakette Venemaale juurde muneb, aga on, mis on. 92. paragrahv ütleb, et sõjale või muul viisil relvajõu kasutamisele üleskutsumise eest, kui sellega eiratakse rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtteid, karistatakse rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. Ma saan aru, et kogu
rahvus, vahvus ja muu vaheline õigus on siin herr Mihkelsoni poolt, aga kas tema peaks kuulutama Eesti rahvale, et ainus lahendus saab olla sõjaline, mis ühest küljest on hirmutav, teisest küljest on läbi selle hirmutamise ikkagi üleskutsuv, et olge valmis, nüüd läheb lahti, te ju teate, et me austame veterane ja nii edasi. Muide, sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega, aga summasid pole märgitud. Ja vaat, siin nüüd võib tekkida küsimus, kas herr Mihkelson oli siin füüsiline isik ja väljendas omaenda isiklikku seisukohta või oli tema selja taga selle seisukoha esitamisel ka teatav seltskond, mis annab välja juriidilise isiku, võib-olla neilgi on tegelikult lipp, vapp, hümn ja kahur ja nii edasi. Muidugi on huvitavaid paragrahve seal veel, näiteks 93. paragrahv käsitleb keelatud relvade väljatöötamist ja käitlemist. Ja siin ma olen mõelnud, et käib ju meil mõneti kahetasandiline sõda. Üks asi on droonid ja peab ütlema, et no ma tean, iga jurist, kellele ettepanek teha saab mu seisukoha siin ümber lükata, aga vaadake need droonid, need, mis salaja hiilivad kohale ja siis tapavad. Tuleb nagu meelde üks lugu, ma ei tea, kas see tõsi on või mitte, kuidas leiutajamees läks ja näitas valitsejale, oli see nüüd püss või oli see nüüd koguni kuulipildu ja igal juhul valitseja vaatas selle üle, ei vaimustunud üldse, käskis mehe maha lüüa ja selle tema leiutise puruks jahvatada, et keegi enam seda järel teha ei saaks, sest selle valitseja jaoks, no nii on paha muidugi öelda, aga oleks selle relvaga kadunud kogu sõja ilu ja võlu, tegelikud kangelased ja nii edasi, sest ei saa ju lugeda kangelaseks koolipoissi või tüdrukut, kes istub teisel pool maakera, oma teada mängib arvutiga mingisugust kihvti, väga hea pildiga, graafilise lahendusega mängu, võidab selle mängu ja ta ei teagi, et tema juhtis drooni teispool maakera, tappis hulga inimesi, ta ei peagi teada saama, sest see võib-olla oleks tal tuju ära ajanud või umbes niimoodi. Keelatud relvade alla käib, mis seal on, keemiarelv, bioloogiline, bakterioloogiline relv, kusjuures siia on lisatud või muu rahvusvaheliselt keelustatud massihävitus või muu relva või nende oluliste komponentide väljatöötamine, valmistamine, hoidmine, omandamine, edasiandmine, müümine või muul viisil kasutamiseks andmine või pakkumine ja võib saada 3–12 aastat vanglat selle eest. Samas, kui vaadata rahvusvahelist relvakaubandust, kui meenutada seda, et Poola riik, Poola riik tähendagu see mida tahes, Poola militaarsed jõud seega on otsustanud ära mineerida Poola-Vene piiriala. Need on siis maamiinid, mis kuuldavasti olla ka keelustatud ja kuuldavasti ja loetavasti, vähemalt ma kuskilt lugesin, Eesti
soovib lahkuda kokkuleppest, tähendagu see Eesti mida tahes, soovib lahkuda kokkuvõttest, millega keelustatakse mingid, kas need olid maamiinid või jalaväemiinid või midagi taolist. Seega siis me võime keelustada kõik. Ja kui tuleb tahtmine, kirjutame avalduse, et meie sellest kokkuleppest enam osa ei võta. Vaat selline on see müstiline lugu inimlooma, tema militaarsete instinktide ja paljude muude nähtustega, millega me päevast päeva kokku puutume ja mis pehmelt öeldes saastab meie aju. Lisaks, kui meil praegu käib otsese sõja ja tapmisega seoses, ega siin vaidlust ei ole, aga eksperdid jälle hüppavad vupsti, siit välja karjuvad midagi, vupsti, sealt välja karjuvad midagi, siis keegi avaldab arvamust ja lisaks veel käib see, et Keskerakonnaga me langeme tagasi, ma ei tea, kuhu langeme tagasi, teised ütlevad, et kui sotsid tulevad, siis me ja õudne, mis tähendab ju, vaata, kui sa vaenlase jagad mitmeks, üks vaenlane on Venemaa, tema tundub olevat kaugel. Võib muidugi kraavi kaevata ja võib-olla ka jalaväemiine panna ja ühesõnaga anda noortele inimestele tegevust, kuigi ega seal, no jah, mingi tegevus seal tekib, praegu kraabitakse kraav valmis, päris pikk ja siis tuleks ju miine panna käsitsi. Ma ei tea, kas kavatsetakse panna, ma ei tea sellest midagi. See on minu vandenõuteoreetiline oletus ja nii edasi. Et anda neile tööd ja tegevust, nii nagu Mao Zedong pärast oma suurt marssi pani rahva ehitama Hiina müüri, sest kui rahvas oleks jäänud õla peale, selline kogus nagu Hiinas neid on, no kas või pool sellest, 500 miljardit, ei tea, mida teha ja laulab näiteks Xinghui Cha, näitab munni, nii nagu see Eesti eeskuju siin on. No ma ei tea, mis Hiinast oleks saanud, igal juhul mitte seda, mis Hiina praegu on. Ja mõneti on ju mõistatus isegi see, miks riigid tahavad kõik olla arenenud tööstusriigid ja nöökida, vähemalt meie aladel küll, nöökida kogu oma tootvat tööstust nii nagu jõud ja mõistus võtab. See on üks väga kahtlane asi, sest vaadake, jälle üks paneb uksed kinni, teine paneb uksed kinni, ei saa enam vaimutoitu, aitab, kui sa natuke kulinaarset lisa saad, siis pealkirjad, et tuleb hinnatõus, vaadake, mis hinnad teid kõige rohkem üllatavad. Mitte ei pane jalaga sinna pehmesse kohta, vaid üllatavad, võivad üllatada. Ja muidugi, eks nad üllatavad ka muul viisil, sest kui energiahind tõuseb, siis juba see tõstab kõige ülejäänu hinda. Tõstaks isegi ilma selleta, et nendele ülejäänud asjadele hinda juurde panna. Igatahes jah. Võib-olla sellega tegelikult hoolitsev ja armastav riik valmistab meid ette ellujäämiseks sõja usinates ja kasinates tingimustes, kus ei ole suurt midagi. No näed, Swedbank pidavat koguni pangaautomaadid homsest teistmoodi tööle panema, nii et kõigepealt annab automaat
välja sulle tagasi õigemini su kaardi ja siis alles raha. Kogu asja põhjus on see, et inimesed kippusid pangakaarte unustama automaati. No ma ei tea, palju neid inimesi oli, aga ikka juhtub. Nüüd hakkavad inimesed, vähemalt pank ilmselt loodab, unustama automaati raha. Kuigi sellest ei ole ka midagi kasu, sest järgmine võtab kõik ja ei hakka kellelegi närvidele käima, et ma sain rohkem. Lihtsalt võttis, mis oli, pani taskusse ja ikkagi tšah-tšah ja ei saanudki aru, kui otsas. Mis sa teed? Inimesed ütlevad tihti peale, et massimeedia valetab. No kas nad nüüd valetavad? Igatahes on neil rohkem tõe variante kui mul või teil seal teispool jõlli, aga vaadake, kui inimene harjub sellega, et valetatakse ja loeb ikka neid pealkirju ja muutub järjest tuimemaks ja siis tuleb sihuke vale, mis ei mahu ruuporist väljagi, mis kirjapildilt ummistab ekraani ja inimesed igaks juhuks usuvad seda, mitte keegi ei julge enam öelda, et see on ju valetamine, kõik hakkavad hõiskama, jaa, see ongi nii. Ja nad karjuvad sellepärast, et Saksamaal pandi juba uus koputamisliin paika, Eestis vist ka otsitakse mingit eksperti, radikaliseerumise vastast eksperti, radiks, nagu me mäletame, võib-olla on ladina keeli juur ja radikaal on see, kes tahab minna põhjuseni, miks täna asjad on nii, kust see võis alguse saada. Aga hoia jumal, et ta sinna pääseb. Kui ta teada saab, kust asi alguse sai, kes selle hoole ja armastusega käivitas, vaat siis lähebki lahti. Loomulikult, eks kurat kui niisugune minu meelest on kirikuseltskonna väljamõeldis, et oleks millega inimesi kirikusse hirmutada. See nüüd tundub minevat teise teema peale, aga ikkagi. Ma ei mäleta, et keegi oleks öelnud mulle, et vot piiblis on kirjutatud, siis tuli kurat ja tegi niimoodi naamodi. Kuigi seal mingisugused märgid on, et saatan olla tapnud 10 inimest ja armastav jumal siis ikka 100 kordi rohkem. Ja kui praegu mõeldakse välja uut tonti, millega inimesi meediausust pimedasse riigiusku hirmutada, et kui ikka Eesti ütleb, siis rahvas laskub põlvili. Sest vahe on praegu hirmsasti sisse tulnud ja nüüd on tekkimas veel uus vahe. See on selle, mida vanasti võis pidada Eestiks ja mingi ladviku vaheline hõõrumine, kes pääseb sinna tippu. Nii mõnigi kutt, pean siin silmas eelkõige kastiratturit, käitub juba nagu olekski tema selle kõige juht. Õigemini teised nagu sõna võtta ei taha, aga tema ütleb, kuidas asjad tegelikult on. Tema kirjutab oma genossedele kirju, milles seletab ära. No eks tema ole ka üks nendest tüüpidest, kes kui oma kastirattaga vastu puud sõidab, siis on süüdi puu ja ainult puu, mis ta töllerdab vale koha peal, puu tuleb maha võtta. Millegipärast tuli siin tipa-tapa praegu pähe küsimus,
millele ma paluksin tõepoolest siirast vastust. Kas keegi teist, head vaatajad, kuulajad, teab mõnda filmi, kus saatanat oleks välja aetud mehest? See on üks põhiküsimus. Muide, nendest naistest, kes kaalusid üle 50 kilo, ka ei aetud välja, sellepärast et seda kaalu loeti lendamise jaoks liiga suureks. Võib-olla nüüd tuleb jälle see sama asi päevakorda, et need, kes on paksud, need võetakse automaatselt omaks ja need, kes on kõhnad, mingu sinna, kus nende koht on. Jah, aga olud on meil tõepoolest sellised, et võib-olla peaks hakkama uuesti õpetama inimesi lugema. Nii uudiseid kui kommentaare. Sest vaadake, on igal mõtteväljendusel on üks, kuidas seda ilusti öelda, iga mõtteväljenduse saab panna eraldi sahtlisse, mille nimetus koosneb vaid ühest sõnast. Näiteks, kui keegi alustab artiklit, minu pärast nekroloogi, kommentaari sõnaga mina, siis läheb see ühte konkreetsesse sahtlisse, sest selle esimese sõnaga on ta ära öelnud, mis on selle artikli, kommentaari, nekroloogi või asja peateema. Mina nägin, mina aimasin, mina ütlesin juba ammu või omaette banaalsuse triumf. Mina küll ei tea, et see niimoodi oleks. See on veel tagatippu oma mitte teadmisega uhkeldamine, mille kohta võiks öelda, et ega täie mõistusega mees küll ei hakka hooplema, mida kõike tema ei tea, sest täie mõistusega mees saaks nii pika loetelu, et seda ei jõuaks keegi ette kanda. Ja need minaga algavad, need lähevad siis suurmina sahtlisse. Peale selle on, võtame järgmise kategooria. Juba Voltaire ütles ammu, et see asi on niimoodi. See läheb sahtlisse mina tean ajalugu või lihtsalt ajalugu. See sahtlitäis võib välja kasvada, ümber kasvada, üle minna järgmiseks sahtlitäieks, kus kui juhtub nii ja naa, siis maailm läheb hukka. See on hinnang asjale, mis ei ole veel toimunud. Ja neid hinnangulisi artikleid, neid on ka väga palju. Lisaks hinnanguga võib segamini ajada järgmise sahtlitäie, kus näidatakse suhtumist. See Hitler oli üks kole mees, tema tegi niimoodi, naamodi. Samas võib see olla ka tegeliku arvamusavalduse sissejuhatus mea culpa, olen süüdi vormis, et näed, ma kahetsen pattu, see oli nii kole, mida see Hitler või keegi, huvitav, miks Napoleonit ei kiruta? Tema ju ka olla traavinud Moskva maha põletanud, igavesi imetegusid teinud, aga mitte midagi siiski nii koledat. Lisaks muidugi medalite peal on nad koos Kutuzoviga monumentide peal niisamuti. Aga jah, kui see mea culpa on möödas, siis hakatakse
siis hakatakse, kuidas seda ilusti viisakalt öelda, siis hakatakse tegelema asjadega, mis kangesti meenutavad seda, mida omal ajal on öelnud Hitler. Et äkki keegi tõepoolest on lugenud või teab või on kuulnud ja hakatakse vihjama näiteks Hitleri punktidele, neid oli vist 25 või ega ma ka täpselt ei mäleta ja ega ma neid sõna-sõnalt ka ajus ei kanna, aga ma olen selle kunagi ammu läbi lapanud ja siis vähem ammu läbi lapanud ja raadios rääkinud ja siis veel kord. Aga esimene punkt oli me nõuame. Sellega asetab tähenda vaieldamatult rahva poolele, et meie maa suudaks toita meie kodanikke ja tagada nende juurdekasvu. Panete tähele, see ei ole mitte petitsioon, et Pai valitsus, nüüd sa võiksid tulla mõistusele ja hakata tegema nii, et meie ka siin elada saame. Et need suured riigifirmad, mis kipuvad kasvama monopolideks, mille kohta on öeldud Sioni tarkade protokolli, viimased protokollid kuskil, et alguses tekitame monopolid ja siis tuleb eraldi protokoll, kus monopolide lõhkumine, kodukäsitöö tõstmine au sisse, mis tegelikult sobib väga hästi sõjajärgse värgiga, et kes koob sokke, kes, ma ei tea, teeb puust leivalaudasid, kes, kuidas selle leiva küpsetamisega on, seda ma ei tea, aga ennustus on jah niisugune või ma ei teagi, kuidas neid protokolle nimetada, võib-olla need on tõesti stsenaariumid, sest väga paljud asjad on täide läinud. Et jah, siin on see, et meie maa, mis on küllaltki viljakas, annaks nii palju vilja ja loomatoitu ja loomad sööksid ja kõik oleks paigas, et meie riigi kodanikud, mitte kõik läbi sõitnud, kes näevad, et seal saab süüa, lähme kõik. Et kodanikud oleksid toidetud ja et nad ka suudaksid sigida. Sest tegelikult on ju nii, et ega need lapsetoetused ja muu tingel-tangel, mis läheb ka happeningi kategooriasse, see ei ole asi, mis paneb naisi sünnitama, sest kui te võtate meessoost isendid, ma mõtlen, ja natukene vaatlete seda 9 kuud, kus naine teeb tegelikult riigi heaks palgata tööd, siis te võib-olla saate aru, mida tähendab lapse kandmine, lapse sünnitamine, lisaks kui te mõistate, mida tähendab väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured, kuni sa kasvatad tast hetkeks iseseisva muusiku ja nii edasi. Teine punkt oli samuti oluline ja siin tuleb mängu see, millest ma rääkisin vist eile, Raigo Sõle Ahvi raamat Ahvist kodanikuni või vastupidi. Meil käib praegu Ahviks tagasi puurimarss. See võib olla muidugi ka eksperiment, et omamoodi konna keetmine ole. Jah, me nõuame, et kõigil avaliku teenistuse ametikohtadel, ka kohalikus omavalitsuses, töötaksid vaid kodanikud, mitte kodakondsed, mitte karjeristid, vaid hingelt kodanikud, kes tahavad, kes tõepoolest kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustavad ja arendavad seda riiki, mitte uhkuse pärast, vaid selleks, et
oleks rahval siin hea elada, et nad ei harjuks asjadega, millega ei tohi harjuda. Andres Raid ütleks siia ka oma täiendi, aga las olla esialgu nii. 3. punkt vist põrutab, et ollakse korruptiivse parlamendi tava vastu, mis väljendub ametikohtade täitmises erakondade otsuste järgi ja kus ei arvestata üldse inimese vaimseid võimeid, vaid ta on tubli. Sa kuula, kui selge ja kõva häälega ta ütleb jess, massa ja toob kohvi ja hoiab vihmavarju ja nii edasi. Tõsi, muidugi niimoodi jälgides õpib ka midagi. Igatahes rohkem kui tavaline ustav, kes tahab kandideerida parlamenti üksikkandidaadina või luua enda, nüüd oleks öelnud perse alla, aga ma ei ütle niimoodi, luua enda ümber seltskonna, kelle kõik hääled ta ära võtab ja mina pean saama võimule, siis ma teile näitan. Ühesõnaga, ma tahtsin märku anda, et karjerist ei tohi pääseda võimu ligigi, sest kui ta on jõudnud piisavalt kõrgele antud riigis, parlamenti näiteks või koguni valitsusse, siis on ta valmis juba kõikidest oma vandumistest, vannetest lahti ütlema, et pääseda Euroopasse, nii nagu Tšehhovi 3 ões 3 õde muudkui Moskvasse tahaks, Moskvasse. Väga kihvt tükk muide, Tšehhovi must huumor on võrratu, kuigi ma ei tea, kas ka Tšehhovi monumente kuskil juba mädamunadega pillutakse ja ta oli muide meedik erialalt ja nojah, oli nagu oli. Aga jah, see Europarlamendi, ma ei tea, kepikene või kutse hinges, see paneb inimesed sülitama kõige selle peale, kõigi nende peale, kes temaga enne olid. Ta sööb need välja ja trügib ise kõrgemale. Ja muidugi, vaat siin me jõuame nüüd, see on vist 4. punkt koguni, et me nõuame, et riigi, selle all on silmas peetud neid, kes juhivad ja reguleerivad riigis toimuvaid protsesse, et riigi esmane ülesanne on tagada tema kodanike elamisväärne toimetulek. Vaat niimoodi, elamisväärne. No muidugi me võime siin meenutada maailma Arlekiini 6 Pansot, kes sõitis hinduga pikka otsa, purssis temaga inglise keel. Pansol oli vist saksa keel parem kui inglise keel, vaat ei mäleta. Ja otsisid nemad sõna selle kohta, et vaat miljonär on eluga rahul ja kerjus on eluga rahul ja siis nad leppisid kokku, et everyone must have his own satisfaction. Igaüks peab omal kombel elus saama rahulduse. No selge see, et eks meil ole ka neid, kes keelduvad, kuidas neid nimetatakse, need hooldusasutused, kuhu kodutud saavad ööseks minna ja hommikul marss välja ja siis õhtul jälle tagasi. Vaat kodanikud, need, kes on hinges valmis kindlustama ja arendama seda riiki, luues sellega ka endale paremaid tingimusi, olgu need tingimused nii hästi ega viletsad kui tahes, aga nad peavad muutuma paremaks.
mitte selles mõttes, et teeme nüüd kaltsakatele, vabandust, kodututele priipäeva lõbustusparki, las lustivad ka ja anname neile aegunud jäätist ka natuke süüa, mis see neile teeb, nad võib-olla söövad sihukest, et lase aga olla, kui nad just paremat juurde ei varasta. See ei ole see ei ole jõulupühade ajal, et noh, kui valimised on lähedal, et kõik, kes kandideerivad, tahavad kuskil kirikus ise tõsta kodutule või vaesele penskarile suppi. See ei ole see on happening, see on Kultuuriministeeriumi alla käigu. Kui me tahame tõepoolest, kooris tahame, et meil oleks kodanikuväärne riik, siis tuleb meil hakata kooris oma kanne liigutama ja midagi tuleb ette võtta. Ma ei kutsu üles vägivallale, et kõigepealt lööme maha kõik sotsid, siis Eesti 200 seina äärde, siis mürgitame ära Keskerakonna. Ei, need on Eesti inimesed, kes oma südames tahavad head. Aga on nagu on. Mida rohkem erakondi, seda rohkem killustatust, mida rohkem üldse selliseid katusorganisatsioonile pretendeerivaid MTÜ-sid, seda, siin tuleb välja öelda, seda sitemaks elu siin läheb, sest igaüks, kes kuhugi on astunud, peab ennast selle võrra kõigist ülejäänudest paremaks, aga ta ei ole ju. Vot sedamoodi see mu vandenõuteoreetiline seisukoht kõlas ja muidugi pean ma tunnistama, et ega ma ei ole vandenõu analüütik ega midagi. Ma olen jäänud siiski selle juurde, mis kunagi ammu sai tehtud ja ma loen ennast radikaaliks, sest ma tahan teada mitte seda, miks siin toimus plahvatus. Ma ei taha teada isegi, kui kiiresti põles süütenöör. Ma tahan teada, kes kurat tõmbas siin tikku ja pani selle süütenööri põlema ja kust ta need tikud sai ja kust ta selle süütenööri sai. Ma tahan lõplikult teada, miks sündis suur sitt. Aga aitäh kõigile, kelle närvid vastu pidasid. Ei ole midagi parata, suvine aeg. Tuleb ikka endal ka soolo esinejana eetrisse tulla. Olge tänatud kõik, kes te toetate, sest kohe mitte ei tahaks ühel päeval siia jõlli ja sinna mikrofoni öelda, et nii, meie käru on kummuli. Loodan väga teie toetuse peale ja püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.